te näite kuidagi tuttavad. Tavalise eestlasena ei ole pildistamispisik minustki mööda läinud. Mul on üks pilt näiteks, kus on väga ilus suur karvane mesilase tagumik, mis näeb välja nagu pandakaru, aga ma ei saanud sellega osaleda, sest ma pildistasin seda Soomes. Aga no te teate kindlasti, et hakkab kogunema neid pilte, koguneb, mälukaardid saavad täis, kõvakettad saavad täis, kapid saavad täis. Ja üks laul nüüd, mis räägibki kogumise valudest. Ma koguja raamatut au sees nii pean, sest olen ju kollektsionäär. Mul kadunud poegadest keldrisse elav nurk tehtud ja ümber palee laiub kõrb. On püünised luidete all ja taraks tal kaameni varbad ja hüüdjate hääl. Ja laua peal seisab, ja laua peal seisab, ja laua peal seisab keraamiku kõrvaga kruus, keraamiku kõrvaga kruus, keraamiku kõrvaga kruus, keraamiku kõrvaga kruus. Ma koguja raamatut au sees nii tean, sest olen ju kollektsionäär. Mul südameid murtuid on hingele kogunenud palju, täis sportlase higi ja verd, on riiulil kunstniku purk. Ma jahtunud sõrmedel arvutan palju see teeb. Ja laua peal seisab, ja laua peal seisab, ja laua peal seisab keraamiku kõrvaga kruus, keraamiku kõrvaga kruus, keraamiku kõrvaga kruus, keraamiku kõrvaga kruus. Hää. Järjekordne kiire objektiivi vahetus. Paigutan siia keeltele nüüd kitarristide seebikarbi nii-öelda häälestuse, mida kasutavad ja kasutasid ja kasutavad edaspidigi bluesimehed ja näiteks Rolling Stones. Ja nagu te teate, tegelikult kõik ju ka seebikarbiga võib mõnikord trehvata. Palal ei ole loodusfotoga mitte midagi pistmist. Ära sae pekki, millel istud, sa parem räägi temaga. Ära sae pekki, millel istud, sa parem räägi temaga. Ära sae pekki, millel istud, sa parem räägi temaga. Ära sae pekki, millel istud, sa parem räägi temaga. Räägi temaga. Räägi temaga, räägi temaga, räägi temaga. Ära sae pekki, millel istud, sa parem räägi temaga. Ära sae pekki, millel istud, sa parem räägi temaga. Ära sae pekki, millel istud, sa parem räägi temaga. Ära sae pekki, millel istud, sa parem räägi temaga. Räägi temaga.
räägi temaga, räägi temaga, räägi temaga. Ära sae pekki. Aapole suured tänud ja nüüd taas ennast siis loodusfotograafia lainele, meie teine õhtuosa ja see on nüüd pildiprogramm, noorte pildiprogramm ja hõlmab see siis noorte arvestuse kategooriaid, loomapildid, looduspildid ja inimene ja loodus ja muusikaline tugi on meil Sandra Sillamaalt ja Träätajate Äkilt ka seegi kord. Nii et olgem lahked, ansambel lavale, pildid ekraanile ja head nautimist.
armas saada häkile, võta minu hindale, saabki ja kindlas jahumatjak. Kuukene, kullakene, armas saada häkile, võta minu hindale, saabki ja kindlas jahumatjak. Kuukene, kullakene, armas saada häkile, võta minu hindale, saabki ja kindlas jahumatjak. Võta minu hindale, saas mu kihäkinnas jahumat jaksas. Kuukkene, kullakene, armas sautähekkene, võta minu hindale, saas mu kihäkinnas jahumat jaksas. Kuukkene, kullakene, armas sautähekkene, võta minu hindale, saas mu kihäkinnas jahumat jaksas. Kuukkene, kullakene, armas sautähekkene, võta minu hindale, saas mu kihäkinnas jahumat jaksas. Kuukkene, kullakene, armas sautähekkene, võta minu hindale, saas mu kihäkinnas jahumat jaksas. Kuukkene, kullakene, armas... Sandra Silva ja Trad Attack. Suur tänu täna meid külastamast, seda hääd meeleolu meile pakkumast. Ja nüüd me jätkame ikka nii, et hüüame piltnikud lavale ja võtame siit kena ilusa kaare ning nimeliselt palume järgmiselt. Anette Mootse, Anton Hallik, Elisabeth Heinrich, Elli Soosaar, Evelin Sepp, Frank Aabner, Greta Kuus, Hendrik Mändla, Jane Vako, Karl Jakob Toplaan, Karoliina Rebane, Koit Rander, Kristi Ernits, Launo Agan, Liisa-Lotta Tomp, Mariann Vellerand, Maria Põlder, Maris Pedaja, Merili Mägi, Monika Väliste ja Siim Silver Salumaa. Need noored piltnikud on žürii poolt tunnustust leidnud ning Aarne Ader ja Tõnu Talpsepp žürii poolt palume samuti lavale ning Assar Jõepera Fotoluxist ja Märt Aamer Canoni Overall Eestist samuti, et me saaksime pildid üle vaadatud ja tunnustused samuti üle antud ja samamoodi päris sellise esimese koha pildile palume žürii liikmetelt ka siis väikese kommentaari. Aga alustamegi nüüd esimese kategooriaga ja see on noorte pildid, inimene ja loodus. Ning tunnustus žürii poolt Frank Aabnerile pildi eest ootamatu loojang. Järgmine tunnustus
Merili Mägi omadega metsas. Tunnustus Liisa-Lotta Tomp, näe, see on sõrm. Järgmine tunnustus Mari-Ann Vellerand, Koidu väsimus. Tunnustus inimene ja looduskategoorias Elisabeth Heinrichile pildi eest pealkirjaga Sõbrad. Tunnustus Karoliina Rebane, Sümbioos unustusest. Ning järgmine tunnustus Maria Põlder, pilt pealkirjaga Pikem on parem. Ja nüüd oleme jõudnud 3 esimese koha juurde inimene ja looduskategoorias. 3. koht Frank Abner, Jänes linnas. Inimene ja looduskategooria 2. koht Launo Agan, Peeglike, peeglike. Ja nüüd tantsiv hunt ja esimene koht inimene ja looduskategoorias Anton Hallik, loodusfotograaf. No need rabade hommikud ja õhtud ja võib-olla kui päevaludu on, siis päevad ka. Need meeldivad jah meile. Ja mis on põnev selle juures, et koolis seda võib-olla ei õpetatagi. Ja võib-olla me isegi elame linnas suurem osa ajast, aga need fotod me tunneme alati ära ja kui me rappa satume, siis need hetked jäävad meile meelde, et see on midagi väga ürgset, mis on meie sees. Need pildid töötavad pea alati, natuke on nad žüriid ära tüüdanud, aga kui on mingi i-täpikene, nagu see, kui kõik männid olete üle vaadanud, siis kuskil on ka see fotograaf, vaat see i-täpp töötab siin. Hea pilt. Aitäh! Ja järgmine kategooria on noored ja looduspildid ning esimese, teise ja 3. koha auhinnad Fotoluksi esindajalt Astrid Jõeperalt, aga me alustame tunnustustega, žüriipoolsetega ja esimene neist läheb Silver Salumaale pildi eest Teispoolsus. Žürii tunnustus veel Siim Silver Salumaa pildile Metsa tulekahju. Selline pilt samuti. Järgmine tunnustus Maris Pedaja pildiga Osake sinisest merest. Tunnustus Anette Mootsele pildi eest Metsalilled. Järgmine tunnustus aga Anton Hallikule pildi eest Hilissuvi. Ja tunnustus ka Monika Välistele pildi eest Ürgne. Ja 3. koht looduspiltide seas läks Hendrik Mändlale pildi eest pealkirjaga Kristall. Küllap jõuab Hendrikuni ja 2. koht, Elli Soosaar, Talvevõlu. Aplaus on kohale lennanud ja nüüd esimene koht ja looduspiltide eest tantsiv hunt Anton Hallikule pildi eest Unustamatud virmalised.
kui nüüd keegi võtaks selle ilusa raamatu, mis te võib-olla olete juba endale varunud, selle loodusfotode kogumiku kätte ja vaataks seda aastate pärast, siis ilmselt oleks võib-olla põnev vaadata, et seal neid sinilillepilte ja firmaliste pilte on umbes sama palju, mille põhjal võib väga eksliku järelduse teha, et nagu oleks firmalised sama tavalised Eestimaal kui sinililled. Jah, lühidalt, neid ikka on olnud ja tulnud ja žürii sageli ka mõtleb, et kunas siis tuleb see viimane auhind nende firmaliste eest. Aga mingisugused asjad meid ümbritsevas elus on lummavad. Ja see lumm on nüüd selline asi, mida siin ma ümber ei hakka seletama, seda saabki võtta kui sõnul seletamatut, mis aga meie tundeid kuidagi meeldival viisil riivab. Eks riivati ka meie hindamiskogu ja boonuseks on siin see rütm seal üleval, see kiirte rütm ja all, et kogu aeg ei pea ju veekogu olema, et miskit metsast ka. Aitäh, Arne! Ja nüüd kategooria loomapildid ja žüriil tunnustust heal meelel jagas Karl Jakob Toplaanele pildi eest täis kõhuga on tuju hea. Veel tunnustus Jane Vako pildi eest Võilille põllul. Tunnustus Kristi Ernitsale pildi eest minipapagoi. Tunnustus Koit Randerile pildi eest viu tuleb. Ja žürii tunnustus läheb ka Evelin Sepale pildi eest pealkirjaga Džunglielanik. Tunnustus Greta Kuusile pildi eest Väike uudistaja. Ja tunnustus ka loomapiltide kategoorias Maris Pedajale pildi eest pealkirjaga Seltsimees roosas. Ja loomapiltide 3 esimest kohta. 3. koht Karl Jakob Toplaan, üks üksik haruldus. Loomapiltide 2. koht Anton Hallik, uudishimulik jäälind. Ja nüüd loomapiltide tantsiv hunt ja esimene koht Karl Jakob Toplaan pildi ees pealkirjaga Munavaras. No nagu te nägite, selles kategoorias oli väga palju lummavaid pilte ja veelgi lummavamaid kui see, aga žürii tahab vahepeal rahvale tähelepanu juhtida, et me ootame ka tugevat ja uudset looduslugu ja selles pildis see looduslugu on tegija eelkõige. Et siis see metsnugis, kellel siis on hambus üks linnumuna, sellel looduslool on palju jutustada, sest need kas või meie laululindude elud ja tegelikult kas või näiteks tuvide, metsas elavate tuvide elud sõltuvad sellest, mis see nugis teeb. Kas ja kui palju on näiteks meie kodumetsas linnulaulu, sõltub sellest loost ja see pani meid mõtlema. Nii et põnev pilt. Suur tänu kõikidele piltnikele, aitäh teile selle tehtud töö eest, edu ja olge lahked, võtkem aga kohad saalis sisse õnnestumisi ja ilusaid tabamusi tulevikuks. Ning lava on nüüd vaba järgmisele pildiseansile ning ka muusikutele. Nüüd
saab teie poolt vaadates vasakut kätte lavaserve täidetud. Jaanus Nõgisto ja Tõnu Timm, nemad on Eesti. Eks iga patarei saab varasti tühjaks. Nüüd alustame täiskasvanute teise pildi programmiga ja mustvalged loodusfotod on kategooriateks üheks, siis vormimängud looduses, inimene ja loodus, taimed ja seened ja maastikud. See on väga korralik pikk. Rännak ja Jaanus ja Tõunu meile abiks. Kuningriik vana ja vaba, sinu põldude lainetus püha. Eesti kuningriik vana ja vaba, sinu metsade juured ja müha. Sinu metsade juured ja müha. Eesti kuningriik. Eesti kuningriik vana ja vaba, sinu randade kavalad veed. Eesti kuningriik vana ja vaba, sinu suvede heledad ööd. Sinu suvede heledad ööd. Eesti kuningriik. Vana ja vaba, sinu järvede tõsised vood. Sinu valgetel teedel ma rändan, meeles vabadus muinaslood. Meeles vabadus muinaslood. Eesti kuningriik. Vabadus muinaslood. Meeles vabadus muinaslood.
väikesel linn. Sinul on valge maja, kadunud maailm peegeldub aegade taha, viirastub kaotuste ängistav ilu. Sinistel mägedel lootustel lipp, orgudes tõusmas kui punane udu, uue maailma verine lõpp. Väikesel linn ja sinul on valge maja, lõputu lootus, mis ulatub taevaste taha, klaaspärli mänguna kadub on sõnum, julmade korduste lõputusreas, tasakaal leidmata varjude ilus, uude maailma jõudmise hetk. Väikesel linn, sinul on valge maja. Väikesel linn, minul on valge maja. Väikesel linn, nüüd meil on kadunud maailm. Tere ja aitäh, meil on see enam ütlemata, et me teeme seda just nüüd. Siinkandis on meil lood, ei rahu hiiumeestele tollainte vood. Ja selge peab olema me silmapiir, et vaimul ruumi teha oleks väikene tiir. Ega muidu kõpust väljavaadet leia saab, kuni purjelaeval seilad vee ja ilma peal. Ei päri kuhu kohta välja viib sind tuul, ka poorist leiad end soola maitse suul. Kui tõrvahju vana metsa kohinat teeb, ei iial teada või, mis juhtub hirmust ette. Laevamastis 2 ühe küla meest. Vahis olles jutt ei liigu mitte pühitsetud veest. Käivad lained kõrgelt, on külmunud särk. Ei hinges anna rahusevad tulivee värk. Kas mäletad, kus oli ohkab mustana tont?
kui Kõpu kirikus sai võetud umbellont. Ei piiri pidanud naljalt kumbki meist, ega kirikesed küla enam kaua seist. Kui Tõrvahju vana metsa kohinat teeb, ei iial teada või, mis juhtub hirmust teil. Hei, hei, hei. Naljalt langes suult. Sellest kangevat viina saab ainult kuult. Nad voolensid inglist kaunimat ei tea. Siis Simul Määriks lendab alla raalt. Külvile käis hoi üle parda mees. Ta lootusetult ära kadus lainte sees. Ei pikalt leinad sõpra siiski mustanat tont. Valparaisos me üles leidis täis kui ront. Ta kõhul oli pooleks murtud kõrtsi sild ja rinnal tätoveeritud ingli pild. Hoi, hoi, hoi. Aitäh teile. Ja nüüd tuleb üks Tõnu tehtud lugu, mille ta tavaliselt ise räägib, et tema vanemad on bioloogid. Jah, see võib olla laulu sünnis mingil määral süüdi küll. Milleks vaja Jumalat, kui ise oled mees? Käituda võib rumalalt ka uhke usumees. Usud kõike kaunist, mida ise oled näinud. Vastuollu valgusega seni pole läinud. Miks vaid siis põlvita, kui on häda käes? Kohe kuid unustad, kui kõik hästi läheb. Mis on üldse olemas ja mis on kujutel? Ühe meelest jumalik on teise arust kell. Kõigest ilmas aru saad sa enda meelest vist. Vahepeal kuid harjutad sa vee peal kõndimist. Arva nüüd, mis küll meist pärast kõike saab. Ja kui kord teada saab, ütle mulle ka.
arva nüüd, mis küll meist pärast kõike saab. Ja kui kord teada saab, ütle mulle ka. Aitäh! Suur tänu, Tõnu Tõmm ja Jaanus Nõgisto ja tegelikult oleks nüüd enne, kui ma edasi lähen, mul palved Andrus Allikas, ole hea, teid oodatakse foajees, aga tulge pärast kohe tagasi, aga praegu oleks kohe jälle vaja minna, aga siis oleks selle hea, kui te kohe tagasi tuleksite. Nüüd, et asi ei näeks väga segane välja, siis oleks mul hea meel kutsuda siia lavale praegu tänase õhtu kõige suurem hulk inimesi. Kokku on neid enam kui 40 ja mina hakkan otsast nimetama ja vaatan, kas saali jääb vähem, kui lava peale tuleb. Aga kuna meid tõesti tuleb palju, siis olgeme ka lahkem, kasutame kogu selle lava esise mõnusasti ära. Ma poen ise siia päris nurka ja hakkan aplausi saatel kutsuma fotograafe lavale. Aimar Säärits, Aleksandr Abrasimov, Andrei Reinol, Andres Hendrikson, Andrus Allikas, Dmitri Tšerni, Elmo Riig, Erik Karits, Erko Aasmaa, Kerlin Kess. Ja praegu ainult üks mees julgenud tulla, aga astuge. Jätkame Inga Alaveer, Ireen Trummer, Jarek Jõepera, Jüri Jõepera, siis Jüri Voit, Karli Saul, Kerli Sosi, Laura Raag, Lembit Miil, Luule Põder, Maie Kimman, Malle Elvet, Marko Poolamets, Mati Kose, Merle Johanson, Minna Varikmaa, Peep Loorits, Sten Roosvald, Sven Saatšek, Tarmo Valker, Karl-Ander Adami, Anton Novošilov, Aime Pae, Valmar Valdman, Margus Muts, Kaupo Kikas, Toomas Tikenberg, Triin Oissaar, Uno Rull, Valdur Maibach ja Vivian Ainsalu. Ja tunnustas publikule, et jõudsite aplodeerida. Nüüd oleks ka hea meel žürii liikmeid Tiit Leitot ja Tiit Pääsukest paluda lavale, et teie saaksite ka iga kategooria tantsiva hundi üle anda ja võidupildi kohta paar sõna samuti rääkida. Ja esimene, teine ja kolmas koht, need siis Canoni Operal Eesti esindaja Märt Haamer üle andmas. Ja nüüd me oleme jõudmas ka esimese kategooria juurde. Kõik meie piltnikud on kenasti ära mahtunud, see on meie õhtu selline kõige suurem sündmus, hulgalises mõttes kindlasti. Ja alustame kategooriaga vormimängud looduses ning esimene tunnustus läheb Aleksandr Abrasimovile pildi eest pealkirjaga Üldistus. Teinegi tunnustus ja see on Luule Põderile pildi eest Ristlained. Vormimängud looduses tunnustus Peep Looritsale pildi eest pealkirjaga Hommik. Ja tunnustus Toomas Tikenbergile pildi eest Vesiliku teine mina. Ja vormimängud looduses kolmas koht Aimar Säärits, Sõnajala õit igatsedes. Teine koht Maie Kirnmann, Härmahiied. Ja vormimängud looduses esimene koht ja tantsiv hunt
läheb Minna Varikmaale pildi eest Kummitus. Ja meie küsime Tiidult kommentaari ka. Kui täna paljusid töid vaadates me vedasime kuidagi paralleele loodusega, kõigile tuli meelde mingi looduselamus, siis see töö tekitab meis hämmingut, me ei tea täpselt, mis see on. Ja nii palju, kui ma mäletan, žüriitööst oli antud autoril mitu samateemalist tööd, väga raske oli, nad kõik olid omamoodi huvitavad, raske oli välja valida seda ja sellel tööl me ei peagi otsima paralleele loodusega, see on hästi suurendatud üks preparaat või lõige ja me vaatame seda tõepoolest kui vormimänge, kui puhast kunsti ja mis meil hakkab tunduma, et siin on midagi elavat. Värvid, vormid liiguvad, hõljuvad ja värvidel on omad rütmid ja selle kohta võikski öelda, et pilt elab. Aitäh! Ja vaatame edasi. Kategooria must-valge looduspilt ja tunnustus selles kategoorias žüriilt Inga Alaveerile pildi eest Keila joa juga. Teine tunnustus ja Merle Johanson pildi eest Huul hein. Mustvalgete looduspiltide tunnustus läheb ka Mati Kosele pildi eest pealkirjaga Võrktiib suitsu sauna aknal. Tunnustus läheb ka Aimar Sääritsele pildi eest pealkirjaga Unistaja. Ning tunnustuse žürii poolt ka Jarek Jõeperale anname üle pildi eest Hiirte eriüksus. Nüüd aga Printbesti eriauhind ja see Printbesti eriauhind läheb Kaupo Kikasele pildi eest Unenäo maastik. Ja nüüd oleme jõudnud must-valge looduspildi 3 esimese koha juurde. 3. koht Uno Rull, Kärbes jalutab seenel. Vaatame edasi 2. koht ja Vivian Ainsalu pildiga Kurva kuju rüütel. Ja nüüd siis mustvalgete looduspiltide kõige esimene koht ja tantsiv hunt. Valdur Maibach pildi eest Udumets. Kunstiteos on ikka siis kõnetav, kui seal ei ole üleliigset loba, asjasse mitte puutuvaid detaile ja sellist metsaudus me täna oleme päris mitu tööd näinud, et kõik olid omamoodi huvitavad ja kui te mäletate, siis kõigis nendest töödes oli üks omadus, seal oli võrdlemisi tagasihoidlik värv. See autor on nüüd kõige radikaalsem, ta on värvi täiesti ära võtnud ja seda enam tuleb esile see meeleolu, mida minu keel tõrgub teile seletamast, sest niisuguste visuaalsete kunstide puhul ei ole alati sõna kõige targem. See pilt kõneleb rohkem, siin ei ole midagi üleliigset ja see pehme kogu pinnatöötlus koos nende tüvedega igal juhul selle töö kohta võiks öelda, et lummav. Suur tänu ja nüüd kategooria inimene ja loodus ning tunnustus selles kategoorias kõigepealt Sten Roosvaldile pildi eest inimene ja loodus.
Tunnustus Eerika Karitsile pildi eest pealkirjaga Euronormid. Inimene ja looduskategoorias žürii tunnustus ka Jüri Jõeperale pildi eest Põdrapull ja fotograaf. Tunnustus Jüri Voit, pilt pealkirjaga Valgussambad. Ja järgmine tunnustus Malle Elvet, paadimaraton Võhandul. Järgmine tunnustus Dmitri Tšorni ja pilt pealkirjaga Äikese kuningas. Ning tunnustus Triin Oissaarele pildi eest pealkirjaga Üleujutus. Ja veel üks tunnustus ja see on selles kategoorias minemas Karli Saulile pildi eest pealkirjaga Looduse energia. Nüüd aga parim pilt teemal Inimene ja mets ning Anton Novošilovile pildi eest Talvised rõõmud, see auhind. Ja olemegi Inimene ja looduskategooria 3 esimese koha juures ning 3. koht Elmo Riig pildi eest Öökontsert. Teine koht Kerliin Kess ja pereisa koju ootamas. Ja Inimene ja loodus tantsiv hunt esimene koht Mati Kose, me kõik hulbime selles samas supis. Minu poolt nii palju siis tavaliselt hinnatakse pilte ikka, et ilus pilt ja lihtsalt pilt. Kui seda vaatame, siis ta nagu sellesse kategooriasse ei kuulu, et ilus pilt. Ja kui me teda natuke lahkame, siis ka need elemendid ja objektid on küllaltki trafaretsed ja see ülesehitus, aga see pilt on ta välja valitud ja nii kaugele jõudnud sellepärast, et ta mõjub. Ta on mõjus pilt. Ja tuletab meelde, et see, mis juhtub loodusega meie ümber, võib juhtuda ükskord ka meiega. Ja selles pildis veel seda mõjusust tugevdab see, et see inimlaps, küll väga väike, on halasti ja ta läheb lõpupoole naerva näoga. Ma lisaksin ka veel paar sõna. Et ma ei saa lahti ühest visioonist. Nagu öeldud, siin ei ole salapära, nagu kunstiteos on, aga siin on sõnum, mis on kunstiteoses vajalik, see on juba ära öeldud, veel enam, siin on hoiatus, aga ma ei saa lahti ühest visioonist. Ma ei tea, kui paljud teist teavad, et kui on suur õnnetus või häda, vigastatud loomad, nälg, metsatulekahju otsivad elusolendid tihtipeale abi inimeste lähedusest. Ja kui ma vaatan seda tööd, siis mul on niisugune tunne, et need kalad on kogunenud nagu siia inimese ümber, et otsides kaitset, kuigi ma tean, et see on puhas minu legend, tuul on nad lihtsalt kokku ajanud. Aga see on ju hea, kui kunstiteoses on mitu mõtet. Aitäh, Tiit. Ja nüüd kategooria taimed ja seened ning esimene, teine, 3. koht auhinnad ka Fotoluksi esindajad Astar Jõeperalt. Kuid kõigepealt tunnustus selles kategoorias Ireen Trummerile pildiga pealkirjaga Esimesed. Tunnustus Aimar Sääritsale pildi eest Tahan ka päikesepaistet. Järgmine tunnustus aga Andres Hendriksonile pildi eest Limakud.
tunnustus läheb järgmine Laura Raagile pildi eest Pisikeste taimede maailm. Ning taimed ja seened, 3. koht, Kerli Sosi, pilt pealkirjaga Karikakar sillerdavas õhtuses unejutus. Taimede ja seenepiltide teine koht, aga Erko Aasmaa, pilt pealkirjaga Esimene lumi. Ning taimede ja seenede piltide tantsipunti esimene koht, Marko Poolamets, pilt pealkirjaga Jõe ületus. Loodushoidjana ja ökoloogina võiks öelda, et siin on looduse mitmekesisus nii elementides, kui sisus, vormis kui ka värvis. Selliseid väikesi metsaojakesi, ega meil nii väga palju ja nii liigirikkad ei olegi, aga see on väga tundlikult ja esteetiliselt lahendatud. Mulle meeldib ka see kompositsioon selles mõttes, et ta ei ole väga klassikaline, ta on natukene vasakule viltu, siis natukene paremale üles, keskele laiali, veidi udune, aga samal ajal tervikuna on ta selle keskkonna väga mõjus ja hea pilt. Aitäh! Ja nüüd on jäänud üks kategooria veel ja need on maastikupildid. Ning žürii poolt kõigepealt siis tunnustused ja seejärel ka eriauhindasid. Kõigepealt tunnustus, aga Andrei Reinol pildi eest Hommikused tuled. Järgmine tunnustus Marko Poolametsale pildi eest Pilvemaastikud. Ja maastikupiltide tunnustus ka Sven Saatšekile pildi eest Mets uduleekide vahel. Tunnustus Lembit Miilile pildi eest Saka juga. Ja nüüd eriauhindade juurde Eesti Looduskaitse Seltsi eriauhind ja see on, läheb Karl-Ander Adamile ja pilt pealkirjaga Kast ootab posti. Veel eriauhindasid. Ajakirja Looduse sõber eriauhind Margus Muts ja pilt pealkirjaga Rabaöö. Ning kas ma jätsin Valmari pildi vahele? Vist küll. Mina tahaksin veel ütelda, et ajakirja Looduse sõber eriauhind Valmar Valdmanile pildi eest Kalurid. See käis veel kenasti siin vaatamas. See on nüüd see posti oma. Kast ootab posti, seda nägime. Ja minu meelest Kalurite pilt jäi vaatamata. See ongi Valmar Valdman, Kalurid ja see on ajakirja Looduse sõber eriauhind. Vaat. Nüüd aga päris finiši eel Looduse omnibussi eriauhind ja Aime Pae Kevadhommik. Ja 3 esimest kohta maastikupildid ja 3. koht Tarvo Valker Hommikune udu Kõnnu järve kohal. Teine koht maastikupiltide hulgas Andrei Reinol ja pilt pealkirjaga Udukaar. Ning maastikupildid, tantsipunt ja esimene koht ja parim Soome lahe teemaline pilt Andrus Allikas, Karge hommik.
nüüd on meie ees siis midagi suurt, külma ja üllast. Kui me žüriiga koos istume, siis me ikka vaatame pilti ja siis vaatame, mis see pildi peal on ja siis on lill ja taim ja putukas ja hakkame vaidlema ja see aasta tuli meil selline ilus lendlause või lööklause, mis pani asjad väga kiiresti tavaliselt paika, siis oligi see, aga siin ei ole ju pilti. Ja kui ei ole pilti, siis meil ta tavaliselt ka tähelepanu ei leidnud. Ja nüüd on meie ees selline, kus ongi ainult pilt. Ja pärast pikki arutelu me leidsime, et see on väga selline, muidu nagu enne rääkisime, et võib olema ka mingi jutustus, aga see on nüüd selline, et kui pilt kõnetab, aga siin on nüüd niimoodi, et on pildi sisekõne. See on see, mis pilt tähendab, see räägib iseendaga ja see kõne, mis toimub tema sees ja seda tajudes, et seda tajuda on vaja mitmiktaju. Ja kes on lugenud seda raamatut, ma ei hakka viitama, sest te teate, mida see sõna tähendab. Ja seal on 2 väga head terminit, ongi see sama mitmiktaju ja sisekõnelus. Nii et lugege see raamat läbi ja pildid lähevad palju paremaks. Nii, ma lisaksin Tiit Leito ütles, et ma räägin pildist, sina räägi kunstist. Siin selles töös on 4 kunsti. Kui te taevast vaatate, siis võib rääkida maalikunstist. Kui te merd vaatate, võib rääkida graafikast. Kui te neid kive vaatate, võime rääkida skulptuurist. Ja kui me kogu seda pilti vaatame, siis võime rääkida fotokunstist. Nii et 4 kunsti ühes pildis. Ja ma olen väga palju õpilastega käinud merd maalimas ja enam nagu nendest piltidest midagi välja ei tule. Ja üks põhjus on see, et kuidagi see taevas ja meri ei klapi kokku. Klassikaline kunstireegel ütleb, et taevavärvid peavad peegelduma vees. Nii, aga tavaliselt on nii, et taevas on lilla, meri on roheline või vastupidi ja ei moodusta ühte pilti. Aga siin ometi moodustab. Taevas on hoopis teises koloriidis kui meri, aga siin see on ka loogiline. Päike on nii madalas, päike ei ole veel valgustanud taevast ja taevas omakorda ei valgusta merd. Need on veel täiesti eraldi asjad. Ja muidugi siin võib-olla see suurendus on natukene liiga suur, aga väga huvitav on see graafika, selle veegraafika siin. Nii et ükskõik kust otsast vaatad, väga hea pilt. Aitäh, Tiit! Ja nüüd on suur tänusõnad aeg kõikidele lava peale tulnud piltnikele, publikule, kes on saanud plaksutada lähema poole aasta normi kenasti täis. Ja ütlen nüüd need laused, mis annavad aimu võib-olla kõige oodatavamast sündmusest ka. Et täname kõiki piltnikke, aga palume lavale jääda 2 fotograafil. Need on siis Marko ja Andrus. Üks on Poolamets ja teine on Allikal. Ja tegelikult võtame kenasti lava peal või saalis siis kohad sisse ning kutsume lava peale Eesti Energia esindaja härra Tõnis Meriste ning žürii esindaja ma saan veel siin Jaanil ka 6 hõlmast kokku, aga enne suure hundi teatavaks tegemist siis saame ka üle anda Eesti Energia eriauhinna ning anname mikrofone Tõnise kätte. Nüüd te siin kahekesi siis olete. Ma tahan välkintervjuu teha nii kaua, kui Tõnis tuleb. Kuidas siis tunne on? Hea. Aga on ka hea? On ka hea. Muidugi, ja oleks hea ka siis, kui ei peaks siin lava peal praegu niimoodi seisma. Aga Tõnis, ole sinagi hea. Meie poolt siis sai vaadatud ka kõikidele nende piltidele otsa ja mõtlesime, et see asi, mis meid nagu paelub kindlasti, on ühelt poolt energia. Ja teiselt poolt, kui me sinna juurde paneme siis selle, et ühe pildi tegemiseks on kõigepealt kindlasti vaja hääd aparaati, oskust, aga kindlasti on äärmiselt oluline ka see ajastus ja see valik, et just see õige moment saaks sinna peale jäädvustatud. Ja kui nüüd see pilt siia ette võlutakse kunagi,
siis tegelikult on ka see mõte sealt, et välk kui selline on üldse suhteliselt siiski harva esinev, kuigi me teame, et välgutab päris tihti. Statistika ütleb, et ainult paarkümmend päeva aastas on see koht. Ja kui veel võtta siia juurde siis see, et see on tõesti üsna lühiajaline, aga väga võimas, siis me arvasime, et see on just see, kus on hästi jäädvustatud piisav hulk võimsust, mitte just energiat ennast, aga seda võimsust. Ja et siis auhinnaks siia juurde on meil siis välja pakkuda ka üks selline aparaat, mis sõltub tarbija enda energiast tegelikult, et siia saab panna siis täpselt kas head, halba, kiiret või aeglast energiat, aga selline ta on. Aitäh, Tõnis! Ja nüüd on kord siis Jaani käes põhjendada. Jah, ja paluks, et Tõnis jääks ka siia. Et nüüd on selline kena hetk, et kõik, kes te olete veel siia saali jäänud, mul on teile üks hea uudis. Et lahkudes teid ootab väike preemia, jäätis on see välisukse juures kõigile. Ja nüüd on mul hea meel paluda Tõnis Meristel üle anda suur hunt, millega koos käib uhke, ma loodan, et uhke reis koos Mati Kaaluga Tansaaniasse. Ja suur võitja on Andrus Allikas. Mõlema Tiidu poolt te juba kuulsite selle pildi kohta üht-teist ilusat. Nii palju veel, et kõik lapsed ja noored, kes said täna auhinnad, saavad mitte nii nagu teie ühe väikese jäätisega, saavad terve kasti jäätist. Aga me seda siia ei toonud, sellepärast, et enne kui koju jõuavad, on see ära sulanud, et enne pead vanemate palunud osa külmkappi. Nii, ja mis ma oskan muud öelda, kui tänada Eesti Kontserti selle eest, et meie üritus läks pool tundi üle, ma loodan, et nad annavad mulle andeks. Tänada kõiki fotograafe, tänada žüriid, tänada kõiki loodusfoto huvilisi ja kohtume juba aasta pärast. Aitäh, Jaan! Ja meie viimane muusikaline etteaste on samuti olemas. Muuseas, võitjaga saate vaadata intervjuud ka Aktuaalse kaamera järelvaatamisest. Et me praegu ei rääkinud, aga Tõun, ole hea ja Jaanus samuti anna meie vaatajatele tee peale kaasa. Siit üks tore laulupala, mis otsapidi haakub ka preemia reisiga ehk. Me nimelt kuulsime seda laulu, kui meie viimati Tansaanias olime, siis meile üks selline laul kõrva, mida te nüüd kuulete. Me mustad mehed oleme ja kaugelt Kongost tuleme. Aia gugu, gugu aia, aia gugu, gugu aia. Vaikselt voolab Kongo jõgi, meie nahavärv on must kui nõgi. Aia gugu, gugu aia, aia gugu, gugu aia. Teeni pikk ja raske paev, kuskil ootab valge laev.
aia kuugu, kuuguaia, aia kuugu, kuuguaia ja valgeid naisi tahamegi. Nende mehed meile viisad tegid, aia kuugu, kuuguaia, aia kuugu, kuuguaia. Aitüma!